tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Ja täna teen ladumise, kus vaatame, mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu ja mida sina mõtled tema suhtes, tema kohta ja mida tema mõtleb sinu suhtes ehk sinu kohta ja mis on teie vahel. Ja teen seda ühe ladumise näol. Tegemist on üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati siis kirjutada. Kui teil on soov oma emotsioonide puhastamisega tegelema hakata, esmalt justkui tegelema, pärast see saab teie loomulikuks osaks teie elus, siis ka see on minu poolt siis kättesaadavaks tehtud ja võite taaskord kirjutada, kui see pakub teile huvi. Ja koos selle videoga, kui teil on soov see video endale soetada, siis on võimalik ka mingi aja jooksul küsimusi esitada, kui miskit jääb siis arusaamatuks või vajate abi. Siis võite ka julgelt kirjutada selles osas, et ei ole niimoodi, et te soetate minu poolt selle video ja siis hakkate ise siis õppima. Need, kes tahavad ise õppida, need siis õpivad ise. Et see algul tundub võib-olla natuke õppimise moodi, seepärast et inimene on unustanud, kuidas emotsioone oma kehast läbi lasta. Ja selle alla surunud, see siis vajab algust natuke justkui ikkagist seda praktikat. Mitte siis teooriat. Teoorias võime me kõik tugevad olla, aga millegipärast see teooria ei aita meil elu paremaks luua. Ja teadvusta ka seda, et tähelepanu on justkui selline eluvaluuta, et see määrab, mida sa näed, mida sa tunned, mida sa lood. Ja kui sa ei tea, kus su tähelepanu on, siis pole sina see, kes seda elu juhib. Ja kui ja teadvusta, et seal, kus on su tähelepanu, seal on su elu. Ja võib-olla panna tähele näiteks seda, et kus su tähelepanu praegusel hetkel on päriselt, kus su tähelepanu on. Sest et enamik inimesi ei märka, kus nende tähelepanu on. Põhimõtteliselt nad võivad ärgata hommikul ja kohe nagu mingisugune fookus on sellele, mis tegemata, sellele, mis tuleb ära teha, sellele, mis teised arvavad minust, sellele, mida peaks kartma või vältima. Ja nii rändabki tähelepanu päeva jooksul tuhandetesse suundadesse. Ja inimene ise ei ole siis kordagi kohal. Ja õhtuks tühi, kurnatud ja hajevil. Aga teadvusta, et tähelepanu määrab siis kõik, sest et tähelepanu loob tunde sinus. Tunne loob jällegi omakorda mõtte. Mõtted loovad valikud ja valikud loovad su elu. Ja kui sa ei tea, kuhu su fookus läheb, siis pole sina see, kes su enda elu siis nii-öelda juhib, vaid automaatne harjumus, vana muster või see väline maailm, mis sind ümbritseb. Ja kui sa tood nüüd siis tähelepanu tagasi, siis sellesse praegusesse hetke ja kui sa juhid seda teadlikult, siis sa saad nagu selle oma elu juhiks, oma elu peremeheks, oma elu kuningaks või kuningannaks, mitte siis kaasreisijaks. Kui sa tead, kus on su fookus, siis oled sina see, kes juhib mängu. Ja see on juba küpsus, see on ärkamine. Ja see toimub siis läbi emotsioonide vabastamise, et sunniviisiliselt oma mõtete muutmine või
enda peal vägivalla kasutamine, ehk siis enda peal vägivalla kasutamise all mõtlen ma seda, et jõudu kasutades enda peal sundides tegema mingisuguseid asju, see on enda peal siis jõu ja vägivalla kasutamine, siis käib kõik väga raskelt. Aga läbi siis emotsioonide vabastamise, sa vabastad emotsioonid, siis su tähelepanu vabaneb, sest su enda mõtted, tekivad nii-öelda sellest tundest või sellest emotsioonist, mis sinu sees on siis. Ja need mõtted muutuvad või kaovad täiesti sootuks, kui sa vabastad selle emotsiooni, mis põhjal siis tekib see mõte. Ja sul tekib rohkem vaba ruumi. Sa tunned ennast vabana ja sa tunned ennast kergemana. Ja mida sa rohkemat tahta soovidki, kui alustada sellest, et sa juba tunned ennast vabana ja kergena. Et iga see raskus, iga see emotsioon, iga see koorem, mida sa endasse vabastad, see loob uue ruumi ja sa saad luua sinna asemel midagi uut, sa saad kodeerida sinna asemel midagi uut. Sa saad poetada sinna mingisuguse uue koodi või võtme. Koodi, mida sa hakkad siis elama. Ehk siis sa muutud. Sulle tundub, et sa muutud ja sa muutudki tegelikult, aga sa muutud iga emotsiooni vabastamisega rohkem iseendaks. Sest praegu, kus sa oled hetkel, sa oled maski kandja, sa oled identiteet, sa oled egost juhitud meelevallas ja nii edasi. Et jah, kellel on soov siis oma emotsioonidega tutvust teha ja neid julgelt hakata vabastama, siis võite ka siis minuga ühendust võtta. Aga lähme siis ladumise juurde, kus vaatame, mida tunned sina tema vastu, mida tema sinu vastu, mida mõtled sina temast, mida tema mõtleb sinust ja mis on teie vahel. Mida tunned sina, mida tunneb tema, mida mõtled sina temast ja mida mõtleb tema sinust ja mis on teie vahel. Iseenesest teie vahel on võib-olla sellist aktiivsust hetkel või on aktiivsust, teie vahel on kirge, soovi suhelda justkui võib-olla aktiivsemalt, tihedamalt, võib-olla teie mõlema vahel on selline kirg üksteise suunas. Ilmselt üksteist ka inspireerite mingil moel teineteist, et ja teie vahel on kindlasti selline enesekindlus. Te tunnete temaga koos olles ja tema teiega koos olles sellist kindlustunnet. Et kui te nagu koos olete, siis te ilmselt tunnete üksteise seltskonnas nagu sellist kindlust või sellist turvalisust või ütleme, et jah, te tunnete ennast kindlana temaga koos olles ja tema teiega koos olles. Et selline enesekindlus on siin tugevalt esindatud teie vahel
ja ilmselt te olete mõlemad ka väga kirglikud ja iseseisvad. Mulle tundub, et siin te olete mõlemad väga iseseisvad, nii tema kui teie olete iseseisvad, ehk siis te ei sõltu üksteisest selles suhtes materiaalselt või ka jah, et selline, teil on tohutu iseseisvus ja isegi kui te tunnete tema suhtes suurt kirge või tõmmet, siis te ikkagist, teie suhtlus on selline justkui, kus te olete ikkagist väga iseseisvad inimesed, kes tulevad ise oma nii materiaalse eluga kui ka sellise oma sisemaailmaga väga hästi toime. Et aga te tunnete päris kindlasti üksteise suunas sellist tõmmet. Ja kirge on siin päris kindlasti. Aga vaatame, mida tunned sina tema vastu. Ilmselt te püüate endas midagi tasakaalustada. Võib-olla teie tunnete nagu justkui, et ta on teie jaoks see, te tahaksite temaga seda pere luua või sa näed temas sellist, keda ta sooviksite või tahaksite oma kõrval näha, tunda, kogeda ja temaga võib-olla elu jagada. Aga ma näen, et siin on ka sellist tasakaalustamist või energeetilist vabastamist või sellist energeetilist nihkumist, nihet sinus, et kohati sa võid olla väga, sa oled tegelikult väga selline aus, otsekohene ja sinus ongi tegelikult näha sellist enesekindlust, julgust ja sa oledki väga iseseisev tegelikkuses. Kui te ei ole selle inimesega koos, siis ilmselt sul on võib-olla lapsed, sa oled väga iseseisev, sa saad oma eluga väga hästi hakkama ja sa oled võib-olla varasemast suhtest kas lahutatud või lahku läinud, et sa oled jah, selline pigem praeguse energias tõttu tundud mulle siin nähes seda mõõkade kuningannat, sa oled nagu jah, selline, et siin ei ole selle inimesega ilmselt sul võib-olla sellist konkreetset paika pidavat suhet, aga sa sooviksid seda luua. Või sa sooviksid vähemalt temaga seda, sa tunned temaga seda sidet, seda tõmmet, seda küllust temaga koos olles, tema peale mõeldes, et tema võiks see inimene olla. Aga siin toimub ka väga suur siis nihe teis selle suhtega seoses, ehk siis kes võib-olla tegelevad oma keha tasandil siis sellist energeetilist muutust loovad läbi selle inimese, läbi selle suhte, toimub siin siis tasakaalustamine enda sees. Põhimõtteliselt jah, siin sa tunned tegelikult tema suhtes sellist, temaga koos olles või tema peale mõeldes või et sa tunned temaga sellist turvalisust, turvalist tunnet, mida siin ka tegelikult välja kiirgas. Sa soovid tegelikult, sa tahaksid või sa tunned, et sa soovid temaga sellist pikaajalist koosolemist. Võib-olla sa soovid isegi elukaaslasena teda enda kõrval näha, kellega jagada siis oma ühist tulevikku. Sa võid tunda temaga sellist kodust tunnet, usaldusväärsust.
ja ja temaga koos olles võib-olla sa oled nagu sellises rahuseisundis või sa tunned, et ta harmoniseerib kuidagi sind, loob sinust sellist tasakaalukust. Ja ilmselt sa ise ka nagu justkui tegeled ikkagist siin selle tasakaalu poole liikumisega või enese tasakaalus hoidmisega, võib-olla ka selles suhte osas, et seda tasakaalu hoida. Ühest küljest sa tunned väga turvalist ja heaolutunnet temaga seoses ja sa soovidki temaga seda elu justkui jagada või teda oma partnerina näha, et sa tunned seda kodusust, sa tunned seda usaldusväärsust, stabiilsust temaga koos olles, ka teisest küljest sa püüad olla selles ka väga nagu justkui seda selgust enda peas hoida või ja olla aus. Ja mida ma näen siin, te püüate hoida võib-olla ka need emotsioone tasakaalus, et sa püüad ikkagist emotsionaalselt distsipliini hoida või sellist, et sa ei lasku, et selles suhtes võib-olla siin ongi see tasakaalukus teie poolt justkui esile kerkinud, et sa ei lasku nagu nendesse emotsioonidesse, võib-olla vahest laskud, aga sa püüad ikkagist hoida seda rahu, seda tasakaalu, seda harmooniat üksteise suhtes või tema suhtes ja samas olla ka väga selge, aus ja püüad mitte laskuda sellesse emotsionaalsesse ringi võib-olla või emotsioonidest lasta ennast mõjutada. Sa oled võib-olla oma tunded üsnagi selgeks ja teinud endale ja neid läbi mõelnud. Ja mingil määral sa võib-olla mõistuse tasandil püüad ka ennast mitte lasta pimestada. Sa näed inimest sellisena, nagu ta on, nende plusside ja miinustega, ütleme niimoodi. Ja tegelikkuses sa isegi hoiad mingil määral emotsionaalselt tagasi ennast, võib-olla sa tahaksid väljendada ennast palju rohkem, aga sa hoiad ennast tagasi, sa hoiad ennast vaos tegelikult. Ja sellega sa tegelikult natukene kaitsed oma südant, et su süda on nagu kinni, süda võiks olla tegelikult avatud. Ära lase enda mõistusel ennast üle võtta. Et sa natukene kipud kahtlema või analüüsima rohkem, kui lasta endal tunda. Ja sellega sa püüad ennast tagasi hoida ja tasakaalus hoida. Ja samas need emotsioonid ka, et kes oskavad juba vabastada siin oma emotsioone ja tegeleda sellel tasandil endaga, siis see on super, aga mõõkade kuninganna, jah, ta on nagu selline distsiplineeritud või ta hoiab nagu tagasi, ta kontrollib ja ei lase enda emotsioonidel nagu üle voolata või endast üle voolata, kuigi see võib ka juhtuda, aga ta kipub kahtlema ja analüüsima rohkem kui tundma, ehk siis tegelikult sul on soovitus tunda rohkem, aga lihtsalt mitte emotsioonidest siis lähtuda, vaid just nimelt neid emotsioone tunda, et saaksid need vabastada. Et sa tunned tegelikult tema vastu sellist ausust, stabiilsust. Sa soovid tegelikult temaga tasakaalukat ja ausat, stabiilset suhet. Aga sa hoiad ka mingil määral emotsionaalset distantsi temast. Sa oled natuke võib-olla ettevaatlik ja liigselt ratsionaalne. Sa püüad hoida ka oma tundeid, võib-olla vahest kontrolli all, teinekord võib-olla tõesti siin tegeled selle emotsioonide vabastamisega, et kui tekivad mingisugused tunded, mingisugused pinged, siis sa tegeled sellega, et vabastada neid, puhastada neid. Aga kes siis jah, kes siis jah ei ole teadlik, kuidas siis ennast puhastada
ja neid vabastada oma kehatasandilt, siis pigem ta nagu kontrollib oma tundeid ja et need ei muutuks kaootiliseks ega segaseks. Et sa püüad olla küps, kontrollitud, aga samas sa soovid päris kindlasti midagi luua või midagi päriselt tunda temaga või midagi kestvat. ja et siin on sellised tunded teie poolt tema suunas. mida tunneb tema teie vastu? siin on mingi raputus teda raputanud, et temas on siis mingi, kas teie vahel on midagi olnud või tema tunneb oma sisimas, et midagi sinuga seoses on justkui teda raputanud. ta võib olla teiega distantsil, et siin võib olla vahemaa teie vahel, ta võib olla ka sellises, ta võib olla teist vanem ja ta võib olla juba sellises kohas, kus ta on juba enda elu üles loonud, et ta on oma kuningriiki üles ehitanud, et aga ta on keiser, aga ta tunneb, et sina oled justkui tema elu kuidagi raputanud mingil viisil. ma ei näe, et see oleks nagu halvas mõttes hetkel siin. aga mulle tundub, et teie vahel on distants, te ei ole päris koos, jah. võib-olla siin on mingisugune, kas siis on mingisugune, tema tunneb mingisugust, kas siis läbimurret, ootamatut ärkamist või sa äratad teda kuidagi või tekitad temas sellise tunde. see võib ka olla šokilaadne. ta kogeb nagu sinuga koos olles või sinu mingit laadi emotsionaalset vapustust või äratust või sinuga seoses. sa oled kuidagi väga-väga sügavalt talle mõjunud, raputavalt. ja ta võib-olla ei ole isegi seda oodanud. tal pole võib-olla varasemalt olnud midagi tõsisemat plaanis või ta on vaadanud, kuidas üldse midagi sujub või voolab või aga midagi on praegusel hetkel energeetiliselt, ta tunneb mingisugust raputust või äratust või midagi on temas ärganud justkui, mis on väga tugevalt muudab teda, tugevalt mõjutab teda. sina oled tegelikult ilmselt tema senise maailmapildi kuidagi segi paisanud. tema tunnetes võib olla midagi väga tugevat, muutuvat. aga see ühest küljest ei ole ka nagu sellist rahulikkust loonud. ja ta võib isegi tunda, et kuidagi tema vana turvatunne tema sees on kuidagi lagunenud. mitte negatiivses mõttes, sest siin on tegelikult kõik suured arkaanid välja tulnud, 3 suurt arkaani, ehk siis sina oled mõjutanud teda väga tugevalt, eluliselt muutvalt. ja seda on nagu selle tornikaardiga ka siin alguses kohe näha, et sinu kohalolu või sinuga suhtlemine on teda kuidagi raputanud või äratanud nagu justkui mingist unest või illusioonist. aga kas ta tahab seda endale tunnistada ja kas ta võtab selle vastu, see on omaette, eks ju.
noh, kas ta võtab seda positiivselt või negatiivselt, kuidas ta sellele ise hinnangu annab. Ta tegelikult tunnete tasandil tegelikult ta kontrollib väga enda tundeid. Ja tal on oluline turvatunne ja see turvalisus võib-olla, mida ta on endale üles ehitanud. Tegelikult ta tahab enda elu ise kontrollida, juhtida. Ta tahab võib-olla oma elus või oma suhetes stabiilsust. Ja tema ei näita tegelikult oma suhetes või ta ei väljenda justkui ennast väga emotsionaalsed. Et tal on nagu kõik paigas, ta püüab ennast kontrollida. Tõenäoliselt ka oma tundeid valitseda. Ta hoiab neid nagu korras või kontrolli all. Ja ta ei pruugi sulle kõike välja näidata. Ja jah, et ilmselt ma näen, et ta tunneb nagu, et sa oled ta jaoks väga oluline. Sa tähendad tema jaoks palju, sa oled teda kuidagi muutnud, äratanud, raputanud. Ta tunneb sinuga võib-olla koos olles mingisugust muutust või suhtluses midagi. Ja ta tunneb sinu suhtes mingit tõmmet suuremat sorti, siis sa oled nagu muutnud teda, muutnud tema eluvaadet või muutnud tema tundeid mingil tasandil. Et kas ta seda on öelnud või ei ole, kas ta tunnistab endale seda või mitte, see on omaette teema. Ta võib tunda siis tugevat tõmmet, aga samas ka olulisust siin. Et sa oled teda emotsionaalselt kuidagi raputanud ja mõjutanud. Aga ta ise nagu püüab oma tundeid nagu hoida kontrolli all. Ja mitte võib-olla ta isegi ei väljenda neid sulle. Võib-olla ta ei taha endale tunnistada ka neid. Aga ta samas nagu tajub või tunneb mingisugust tõmmet sinu suunas ja sellist terviklikkust võib-olla ta tähtsustab ja tähtsustab seda suhet väga. Ja ütleme, et sina oled päris kindlasti teda muutnud, tema sisemust. Aga ta ei pruugi sellest ise veel aru saada ega mõista seda täielikult. Ja samuti ta ei pruugi neid tundeid hallata. Aga need on päris kindlasti sügavalt ja oluliselt muutnud teda. Nii, mida sina mõtled temast? Jah, et sinu poolt on siis tegelikult armastus ja tõmme tema suunas ja vahest sa kipud võib-olla natukene õhtul muretsema või päeval muretsema, vahet pole millal, aga sa kipud nagu muretsema ja mõtlema ja mõtetesse laskuma, et sul on need armastavad tunded, aga sa nagu kukud nagu mõistusesse ja sa lased nagu oma mõistusel siis dikteerida ja lased oma mõistusel siis rääkida ja sa usud seda. Võib-olla samastud sellega, aga tea, et sinu mõistuse lood tulevad ainult sinu emotsionaalsest pagasist, nii et oluline ülesanne on teil tegelikult vabastada oma emotsionaalne pagas, siis sa lood tingimusteta armastuse, sellise tingimusteta armastuse õhkkonna.
endas ja kõik, kellega sa kokku puutud, sa puudutad neid oma tingimusteta armastuse kiirega. ja ja seda valu ja seda analüüsi ja seda jälgimist ja seda ootamist, seda jääb vähemaks päris kindlasti. Sest jah, siin ma näen selle karikate kahega, et siin sul tunded on päris sügavad ja sa tunned seda ühendust temaga, et sa mõtled ilmselt temast kui kellestki, kellega sul on või võiks olla tõeline südameühendus. Sa tunned võib-olla ilmselt sügavat hingelist sidet temaga, äratundmist, heaolu või mõtlete tema suhtes selliseid mõtteid. Sa näed temas partnerit, kellega võiks olla emotsionaalselt tasakaal ja selline liit ja sügav side ja armastav side. Sa mõtled temast väga tegelikult soojalt, aga teisest küljest su mõtted võtavad sind üle ja tekib selline ärevus ja südamevalu ja ülemõtlemine. Aga sa ei pruugi seda nagu välja näidata, seepärast et ma näen tema suunas liikuvaid soojasid mõtteid ja tundeid. Aga sisemiselt sind valdab nagu selline mure või rahutus või isegi mingil määral süütunne, et need emotsioonid nagu võtavad sind vahest üle. Sa ilmselt mõtled temast sageli, isegi öösiti. Ja teinekord need mõtted toovad siis kaasa rahutust ja valu, aga tea, et need on sinu emotsioonid. Need ei ole selle inimesega kuidagi seotud, vaid tema puudutab sinu emotsiooni, mis kerkib pinnale ja see on võimalik siis vabastada. Sa tunned temaga seoses võib-olla mingisugust kartust, kahetsust, hirmu, et see suhe ei saa teoks või äkki lõpeb valusalt või et sa saad haiget, aga tegelikult ei saa ükski inimene kuskilt suhtest haiget, vaid ta kardab, ta puutub kokku enda emotsiooniga ja see teeb talle haiget tegelikult. Ta samastub oma hirmude ja emotsioonide ja oma varjudega. Aga samas sa nagu vaatled ja oled uudishimulik ka selle osas. Aga ühest küljest sa oled nagu mentaalselt justkui valves. Sa jälgid teda nii mõttes kui ka võib-olla füüsiliselt kuidagi saad jälgida, ma ei tea, sotsiaalmeedias või kirjavahetust või mõtled ta peale, jah. Sa võib-olla püüetad käitumisest aru saada. Ja kohati sa nagu laskud väga analüütiliseks tema suhtes. Ja see tekitab võib-olla ärevust. Sa vahest võib-olla tunned vajadust teada, mida ta mõtleb või tunneb. Ja väga palju sa püüad otsida võib-olla sellist selgust ja vastuseid. Siin on ka temaga suhtlust ilmselt kirjavahetuse teel. Ja sa mõtled temast kui sügavalt tähenduslikust inimesest enda jaoks. Aga samas su mõtetes on ka palju kahtluseid, rahutust ja ärevust. Et kas see side on vastastikune ja äkki, ma ei tea, äkki tal on keegi teine või äkki tal ongi keegi teine või kas ta tunneb sama, mis sina ja kas see saab olema kunagi võib-olla midagi enamat, mida tema tunneb sinu vastu, sa tahad mõista
sa tahad mõista, samas hoida ja, ja võib-olla ka kaitsta end võimaliku haiget saamise eest. Et siin on ikkagist need hirmud takistavad sind selles, selles olukorras. Et jah, siin on nagu ideaalne võimalus ikkagist, et ta toob ikkagist sinu emotsioonid pinnale, et siin on mõnus võimalus need puhastada. Nii, aga mida mõtleb tema sinust? Tal on väga ilusad mõtted teie suunas, aga siin on midagi varjatud, ta päris ei avalda oma, kas teie suhe on varjatud, kas tema mõtted on varjatud, kas tema tunded on varjatud teie eest, et ta ikkagist hoiab midagi varjul, siin on midagi varjul. Aga ta päris kindlasti soovib teiega taas kohtuda, nautida koos olemist, ta tahab, sa pakud talle sellist mõnusat olemist. Ta tahab võib-olla mingisugust ettepanekut sulle teha, tal tekivad mingisugused romantilised tunded teie suhtes või tal on siirad ja romantilised tunded teie suhtes, aga kas ta neid avaldab, et siin võib olla väga palju selliseid varjatud aspekte selles suhte poolest, siin võib olla, võtke endale see vastav, eks ju, siin võib olla varjatud see suhe, et ta ei ole päris avalik, siin võib olla tema enda tunded, mõtted varjatud, ta ei ole nii nagu avameelne mõtete tasandil või ta võib väga palju teist mõelda, aga ta ei pruugi seda avaldada. Võib-olla ta ise enda eest ka varjab oma tundeid. Samuti võib siin ta näeb või mõtleb teist väga kui sensuaalsest, kaunist, kütkestavast naisest, sest mulle tundub, et siin on naisega tegu. Aga kui on mees, siis tõstke ringi. Et enamus vaatajaskonnast on ikkagist naised mul. Ta tahab teiega koos olla, jah, ta mõtleb sellest koosolemisest, kui rõõmu pakkuv koosolemine teil on. Kõik on nagu tasakaalus, kõik on nagu paigas, sa pakud talle rõõmu, sa pakud talle positiivsust. Ta tunneb sinuga rõõmu, ta mõtleb, kui palju ta sinuga rõõmu tunneb, kui palju ta seda kergust ja isegi võib-olla seda kodusust või kodutunnet. Ta võib kujutada ette sind sellisel viisil, et kuidas võib olla kellegagi nii hea koos olla, kellega ta saaks jagada neid hetki, tähistada oma edu, rõõmu jagada, kogeda seda harmooniat. Ta tunded sinu suhtes on ilmselt ja mõtted on sinu suhtes ilmselt soojad ja positiivsed. Ja päris kindlasti ta mõtleb soojalt ja positiivselt sinust. Sinuga koos olles võib-olla või sinu peale mõtiskledes ta võib muutuda tundlikuks, tal võivad olla romantilised unistused, mõtted ja aga ta ei pruugi neid välja näidata, siis ta võib olla natukene tagasihoidlik oma tunnete või mõtete suhtes, mida ta siis sinust mõtleb. Ta võib mõelda sinust kui kellestki, kelle vastu tal on siis nii-öelda need romantilised tunded. Jah, ja ta ei pruugi neid veel täielikult väljendada või välja näidata. Siin on seda kohe tugevalt näha.
mm, et need mõtted ja tunded ilmselt on ikkagist romantilised sinu suhtes. Ka natuke võib-olla sellised unistavad ja, aga ka ebakindlad. Ta võib olla ka väga selline tagasihoidlik ja vaikne. Sulle tundub võib-olla, et ta on salatsev või eemalehoidev. Aga päris kindlasti suurem osa mõtetest ja tunnetest ta hoiab enda sees, enda teada. Ja tal võib olla väga tugev intuitiivne pool. Aga jah, ta ei jaga oma mõtteid ega tundeid niisama lihtsalt ega kergesti. Ja ta ei pruugi ise ka lõpuni välja teada, mida ta veel siis tunneb või mõtleb täpselt. Siin ma näen selle ülemprest rinnakuga seda, et ta võib tunda või ta võib mõelda, et ta tunneb teie suhtes sellist väga sügavat tunnet või tõmmet teie suunas. Et põhimõtteliselt tema mõtted sinu suhtes on ikkagist soojad ja positiivsed. Ja tõenäoliselt ta tunneb siis või mõtleb sinust väga erilisest inimesest tema elus, kuid ta ei pruugi veel täielikult oma arvamust või oma tundeid või oma mõtteid väljendada. Ilmselt on, et ta ei ole valmis avama ennast või ta ongi selline inimene võib-olla et keiser on ka siin välja tulnud, seega ta on väga kontrolliv enda tunnete ja mõtete osas. Ja ta ei lase päris väga emotsioonidesse laskuda ja oma tunnete tasandile ka, ta nagu hoiab ikkagist need vägagi kontrolli all. Et siin on väga ratsionaliseeriv, mõtetes olev ja mõtetest lähtuv inimene, kes siis vägagi kontrollib oma tundeid, mõtteid, emotsioone ja oma elu. Ilmselt on see üsna pikk teekond või tundub inimmeelele võib ta tunduda üsna pikk teekond, kui see inimene täielikult teist inimest oma enda ellu või oma tunnetesse sisse laseb. Täielikult sisse laseb, et ilmselt see on väga pikk protsess, võib-olla algselt ta ei pruugi üldse olla selline, nagu iga naise unistus võib olla, et mees tuleb valgel hobusel ja kingib talle maad ja mered, piltlikult öeldes. Aga ta on nagu pigem võib-olla, ma arvan, läbi kaartide vaadates, siis ta võib olla väga kirglik, armastav ja suurte tunnetega inimene, aga ta on väga kontrolliv ja ratsionaliseeriv ja ratsionaalne ja mõistusest lähtuv. Ta ei avalda oma tundeid väga lihtsalt ja kergelt, mõtteid. Ja ta ei lase ka oma ellu sisse niisama lihtsalt ja kergelt neid inimesi ja kui ta laseb samm-sammult neid sisse, selleks on vaja natuke pisut aega varuda, siis või kannatlikkust, siis ta ei pruugi ka ikkagist päriselt väljendada oma tunnete maailma sulle. Et siin on ikkagist, tundub, et siin ikkagist on teie vahel vahemaa ja te saate kokku siin, teil on võib-olla ka lahusolekuid olnud,
kus te olete tundnud ennast üksildasena, võib-olla tema tunneb üksildasena, võib-olla sinu tunned üksildasena, siin on nagu puudus, aga tunnete üksteise vastu kirge. Siin võib olla ka sellist kahe maailma vahel pendeldamist, otsustusvõimetust või mitte otsuste tegemist. Ja see nagu aeglane edasiliikumine, mis teie vahel on, või siis aeg-ajalt võib-olla on siin justkui sellised pausid sees, siis see tekitab kas emmale või kummale sellist muremõtteid, ülemõtlemist, seepärast et see suhe on väga aeglaselt ilmselt edasi liikunud ja kohati väga palju sellist emotsioone üles kergitanud, kus inimene laskub isegi kaitseseisundisse ja tegelikult see suhe, teievaheline suhe on väga palju pannud sind endasse tõmbuma või endasse vaatama ja läbi selle ka selgust looma ja transformatsiooni looma oma elus. Ja aga siin võib olla ilmselt väga suur tõmme ja selline armastus teie vahel. Jep, nii on. Minu poolt suured tänu vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!